Tere tulemast Unimaki töökotta. Tahaksin teile tutvustada puidu ühendamise tehnikat, mida nimetatakse taskuühendusteks. Selle leiutas 1990. aastal ettevõtte Greg. Tänapäeval on tohutult palju ettevõtteid ja kaubamärke, mis toodavad taskuühenduste tarvikuid. Mul on siin enamik tarvikuid Tritoni kaubamärgilt, aga ka lahendusi mõnelt teiselt vähem tuntud kaubamärgilt või täiesti tundmatutelt. Põhimõte on aga kõigil sarnane. Kui ühendatakse 2 tükki, siis ühte neist puuritakse enam-vähem. Pime auk 15-kraadise nurga all. See pole aga päris pime, sest jätkub ainult sellise õhukese avaga kruvivarre jaoks. Need 2 osa asetatakse üksteise vastu. Taskusse pannakse kruvi ja see keeratakse teise ossa. Seda ei eelpuurita, kasutatakse kruvi isetõmbavaid omadusi. Sellel tehnikal, nagu kõigel maailmas, on oma kriitikavabad toetajad ja vastased. Mina kuulun 3. gruppi, nii et ma ei hülga seda ega ka ülista seda. Lihtsalt arvan, et mõnes kohas on seda sobiv kasutada ja kasutan seda eelisega, kuid mujal see ei sobi. Nii et ma võtan sellest ainult parima, milleks on ühenduse teostamise kiirus, selle tugevus ja teatud mõttes ka universaalsus. Selle puuduseks, peamiselt kriitikute vaatenurgast, on see, et puidust konstruktsiooni tuuakse mingisugune terasest ühendusmaterjal või siis see, et ühendus on enamasti nähtav, täpsemalt, et selle järel on näha teatud jälgi. Seega on nutikas seda kasutada mingilt mitte nähtavalt küljel. Seda kasutatakse sageli näiteks mingite raamide ühendamiseks. See on kiire, puhas, efektiivne. Kui see on tagantpoolt ja esiküljelt ei näe midagi. Kui kruvi sisse keerate, siis saate selle augu hiljem sulgeda puidust korgiga või nii, et need korgid loovad mingi värvilise kontrasti põhimaterjaliga. Ühendamise võimalusi on mitu. Kas ühendate ainult kruvidega, mis põhimõtteliselt loob ka lahtivõetava ühenduse? Võite aga nende 2 osa servad ka liimiga katta, kruvidega kinni keerata ja pärast liimi kuivamist kruvid eemaldada. Nii et sellega võtaksite siis tuule tiibadest kõige suurematelt kriitikutelt, kes ütlevad, et kruvid jäävad sinna. Igal juhul jäävad sinna siiski augud, mida peate kuidagi täitma. Või on see mõlema meetodi kombinatsioon? See tähendab, et liimite ja kruvite ning jätate kruvid sinna lihtsalt kindlustuse ja tugevuse elemendina. Kui teil pole nende ühendustega üldse kogemusi, soovitaksin tõesti mõnda lihtsat abivahendit, mis maksab vaid paarsada krooni ja alles siis, kui see end tõestab, kaaluda keerulisema abivahendi ostmist, mis võib maksta isegi mitu tuhat krooni. Ma jagaksin need abivahendid mobiilseteks ja statsionaarseteks. Need mobiilsed on tavaliselt väikesed ja saate neid põhimõtteliselt igale poole panna. Need on mugavad, saate nendega igale poole ligi, kuid need ei sobi näiteks suuremate aukude seeriate jaoks. Ja siis on need lauapealsed, mille kinnitate tööpinnale ja kuhu sisestate materjali ja puurite. Need on just mugavad, kui teete suurema hulga auke ja võib-olla sama suurtesse detailidesse. Sellise väikesemahulise tootmise jaoks tasub need kindlasti ära. Soovitaksin aga esmalt soetada odavama väikese abivahendi ja alles siis, kui see meetod teile sobib, kaaluda mõne kallima lauapealse ostmist. Siis jääb see mobiilne. Ikkagi alles ja saate seda kasutada seal, kus lauapealset kasutada ei saa. Näiteks hiljuti pidin kinnitama laua või prussi 2 laetalade vahele ja ma ei saanud seda lakke puurida. Pidin selle tegelikult küljele, nende talade külge kruvima. Ja seal tuli see kõige lihtsam taskuühenduste abivahend kasuks ja see oli ideaalne lahendus. Et ma ei unustaks, on olemas ka erinevaid modifikatsioone, kus üks tootja teeb need avad. Mitte 9,5 mm läbimõõduga puurile, vaid 6, 8 ja 10 mm läbimõõduga puuridele. Ma arvan, et just seda abivahendit võiks kasutada. Nii, et auk puurida täiesti läbi, ka vastutükki ja terasest ühenduse asemel võite sinna tegelikult lüüa tüübli, olgu see siis 6, 8 või 10 mm, mis on samuti üsna huvitav lahendus. Ja siis on siin veel üks abivahend, mis põhimõtteliselt balansseerib mobiilse ja lauapealse vahel, sest sellest saab puurimispuksi välja võtta. Ja seal on isegi võimalus seadistada erinevaid nurki, nii et ei pea puurima ainult 15-kraadise nurga all. Kõigi Tritoni kaubamärgi taskuliidete abivahendite komplekti kuulub ka selline stardikomplekt tarvikutega, kus leiate spetsiaalse 9,5 mm läbimõõduga puuri kitseneva otsaga, millel on sügavuse piirajana toimiv hülss, seejärel spetsiaalne pikk otsik, kruvide komplekt ja
ka puidust korgid. Need kruvid tunduvad esmapilgul veidi erilised, kuid on tegelikult üsna tavalised. Neil on ainult isepuuriv ots, altpoolt lamepea, sest ristatav pea võiks materjali lõhestada. Ja pealt on neil Robertsoni ajam, mis tähendab sisemist nelinurka, kuid see on ainult seetõttu, et see on Ameerikas tavaline. Neid kruvisid saab üsna hästi asendada mõne teise alternatiiviga, mis on teile lähedasem, kättesaadavam või meeldivam, näiteks ristpea või torksajamiga. Ja pea läbimõõt ei tohiks olla suurem kui 9 millimeetrit. Oluline on ka pikkus, mis valitakse sõltuvalt materjali paksusest, millesse te eelpuurite, aga ka vastava osa paksusest või laiusest, et kruvi ei läbiks seda. Kui teete rohkem auke, näiteks suurema seeria, tasub kindlasti omada 2 akutrelli, üks suurema kiirusega puurimiseks ja teine madalama kiirusega kruvimiseks. Kõikide videol esinenud toodete lingid leiate allpool videokirjeldusest. Aitäh, et vaatasite! Olge tublid ja ootan teid jälle näha Unimaki töökojas!